Reisilainele S-Traveliga. Tere head kuulajad! Mina olen Sandra ja te kuulate Reisilainele S-Traveliga podcasti. Oleme teid oma saates viinud juba päris paljudesse maailma eri paikadesse ja ma ütleks, et pea igas saates on ilmselt põgusalt läbi käinud ka toiduteema. Tänases saates räägime siis maailma maitsetest juba põhjalikumalt ja järgnevale maitserännakule aitab meid siis viia suur rändaja, mitme raamatu autor ja ma ütleks, et maailma maitsete maaletooja Jutta Raudnask. Tere Jutta! Tere! Aitäh kutsumast! Väga hea meelega kutsusime, sest ühe põhjusena juba sellepärast, et sinul ilmus värske raamat eelmine nädal. On mul õigus? Jaa, täiesti õigus. Ja kes on kursis sellise reisi raamatute sarjaga nagu Minu sari, siis sina kirjutasid Minu pali. Just. Ja tänaseks on see siis saadaval ka Apollo raamatupoodides, et kes tunneb huvi pali vastu siis, või isegi kes ei tunne huvi pali vastu, ma kujutan ette, et see on väga huvitav lugemine. Räägi meile, kuidas tuli üldse mõte või miks sa otsustasid just palist raamatu kirjutada? Pali on viimase 10 aasta ja mitmete paalil käikude ja pikemate viibimiste järel mulle väga südamelähedaseks saanud. Kui palju sa oled palil kokku käinud? Ma ei tea, kui palju kordi, aga päris mitu korda oleme niimoodi mitu kuud korraga olnud. Ma arvan, et äkki 5-6 korda. Ja Bali on minu arust selline koht, kus vahel, et inimesed, kes pole seal käinud, siis neile on see kuvand on jäänud selline, nagu see oleks ainult selline värvilised kokteilid ja kuurortid ja rannaelu. Aga tegelikult Bali on kõige võimsama kultuuriga koht, kus ma iial käinud olen. Ma olen praeguseks käinud 50, ma ei tea, 5. Isegi Taist ja kindlasti. Okay. Et see nende kultuur ja see, kuidas nende igapäevaelu on sellega endiselt alates väiksest lapsest peale juba nii läbi põimunud, on lihtsalt imetlusväärne vaatepilt. Ja selle kogemine, sa oled nagu filmis, aga sa oled ise seal sees ja see on nagu päriselt. Ja see ei ole, kui mõnes kohas, kus sa reisid, sa lähed mingile traditsioonilisele üritusele, sa saad aru, et see on turistidele tehtud. Siis seal see ei ole nii. Et kui sa oled kohalikega kuskil nende enda külaüritusel või siis see päriselt ongi niimoodi nagu muiste, et see on väga vinge kogemus. Ja ma tahtsin seda poolt Balist näidata, et tõesti nagu sa ütlesid, et kes ei ole ka käinud, et võib-olla ka natuke seda müüti murda, et see on selline lihtne rannakuurorti. Tegelikult ma pigem ütleks, et Bali ei olegi rannapuhkuse sihtkoht. Seal saab seda, aga siin ei ole mõtet minna rannapuhkusele. No minu arust ka ei ole mõtet, jah. Et võib-olla kui sa tahad midagi eksootilisemat, siis Tai oleks selline koht, kuhu rannapuhkusel, aga Bali on ikka, sinna tulebki minna metsa ja loodus, ongi loodus, see kultuur ja minu jaoks on hästi kihvt ka see, et nad on väga esteetilised, et iga väike nurgaputka, kes müüb võib-olla sul seal on üks laud ja ta menüüs on 3 joogikest, see on ikka nii ilusaks neil tehtud, et võid kohe Instagrami storysid väntama hakata. Kas ma ei eksi, et sa läksid selle raamatu kirjutamiseks Balile mõneks ajaks elama? Ma läksin sinna tagasi, jah, et tegelikult meil sellel aastal sel talvel, siis möödunud talvel ei olnud plaanis otseselt Balile minna, aga kui me eelmisel suvel siis leppisime Petrone prindiga kokku, et ma hakkan Minu paalid kirjutama, siis oli väga selge, et tuleb tagasi minna, et minu jaoks on väga suur vahe, kas ma kirjeldan mälestusi või ärkad hommikul üles ja astud oma troopilisse aeda ja selles niiskes õhus kuuled linnu hääli ja siis hakkab see emotsioon jooksma palju paremini. Minu arust, et Minu sarja raamatud ongi nagu rohkem selline, et sa loedki selle inimese neid hetke kohapealseid emotsioone ja seda elu, mis ta seal nagu sel hetkel elas. Just, et tegelikult see emotsioon ja energia sinna ridade vahele läheb, kui olla seal keskkonnas, et ma arvan, et see tulemus on seda väärt. Millest sa siis seal raamatus täpsemalt kirjutad? No ma kirjutan kindlasti nendest samadest asjadest, sellest võimsast loodusest, selle nii floora kui fauna keskel elamisest.
see võib päris ehmatav olla vahel, aga sellega tuleb harjuda, et sa ei ole kuskil suurlinna hotellis, vaid sa elad looduses. Nendest kohalikest inimestest, nende kommetest, nende veidrustest, nende ellusuhtumisest. Eurooplase jaoks on neid veidrusi kindlasti seal palju. Seal on veidrusi ja kõike, mis nad teistmoodi mõtlevad või teevad ka kindlasti. Loomulikult toidust, sest ma olen selline... Just tahtsin küsida, kas sa toidust kirjutad? Ikka kirjutan kohalikega koos kokkamisest, sellest, mis oli maitsev ja sellest, mis oli õõvastav. Ma kirjutan ka kindlasti iseenda arengulugu selle 10 aasta jooksul, sest kui me 10 aastat tagasi sinna läksime, siis me olime just alustanud oma ettevõttega Umami ja sellise noorus, uljuses ja entusiasmis iga ärkveloleku tund siis tegelesime oma ettevõttega ja muidugi seal siis omamoodi, et testisime retsepte ja proovisime uusi maitseid, aga nüüdseks on võib-olla enne esimesel positsioonil või selline, ütleme siis keskendumine pikaajalisusele, tervisele ja energiale, et end hästi tunda ja kuidas siis seda soodustada ja oma kehale parimat võimalikku keskkonda luua. Kas Bali on selline sihtkoht, et kui sina juba nagu umbes ütleme siis 5. korda ja mitmed korrad pikalt seal on, suudab nagu iga kord üllatada siin nii looduse, kultuuri kui ka toidu poolest? Kindlasti, et mulle meeldibki tegelikult jätta iga kord sinna nende käikude vahele natukene rohkem aega, viimane kord oligi üks aasta, et siis tegelikult ideaalis võiks see paar aastat olla. Ta tõesti muutub, mõnes mõttes muutub sellepärast, et see, ütleme, muidugi areneb, see kinnisvara areneb ja kõik. See on üks asi, aga ise arened ja sa märkad teisi asju ja su prioriteedid on teised ja tahes tahtmata, siis on see koht ka teine sinu jaoks. Kas toidu poolest ka midagi üllatas seekord või? Jaa, Bali on 10 aastaga teinud toidu osas meeletu hüppe. Ma mäletame, et kui me esimene kord seal käisime, olimegi 2 kuud ja siis me tagasi tulime, siis me mõtlesime, et Bali on ideaalne kombinatsioon nii paljudest asjadest, nagu seesama kultuur, loodus, soe ilm, päike, soodne hind, hinnakvaliteedi soe, aga toit jäi nagu kuidagi meie jaoks nagu liiga üksluiseks või ei üllatanud nagu positiivselt, siis nüüd on täiesti teine teema, kõik see toidu innovatsioon ja toidu trendid on kõik sinna ilusti jõudnud kohale, nad on ülihead, et viimane kord, nüüd see aasta käisime päris mitmes seal Ubudis, väikses Ubudi linnas, kus meile alati meeldib olla, on päris mitu Michelini tärniga, siis mitte restorani, aga Michelini kokad on tulnud ja teinud sinna oma restoranid, et käisime mõnes üliägedas kohas. Poleks arvanudki, ma mõtlesin, et seal on kõik väga siuke local nagu... Ei, seal on, aga need Michelini restoranid on kõik tulnud sinna, teinud oma aiad, kus nad kasvatavad kõik oma taimed ise ja maitseained ja nad on ise seal, nad ise fännavad seda, see on nii äge. Sellest on ka raamatus juttu. Mis on tai toit üldse? Vabandust, Bali toit. Bali toit. No, kui sa sinna lähed, siis esimene asi, mis sa... Riis kindlasti. Riisi nad söövad hommikul, lõunal ja õhtul, see on nagu täiesti must, aga kui sa alguses seal, kui sa kuhugi restorani maha istud, siis kõige tavalisemad toidud, nasi goreng, ehk siis praeriis millegagi, mii goreng, praenuudid millegagi, need on tegelikult sellised üle Indoneesia toidud, aga Bali toit on palju keerulisem. Et kui kohalikega koos kokkamas käia, siis näed, et see nimekiri asjadest, mida nad kasutavad, on meeletult pikk. Tihtipeale see valmistamine ei ole ka väga kiire. Käib kõva uhmerdamine ja möllamine seal, et kõik need maitsepastad ja kõik tehakse ise koha peal. Üks kindlasti asi, mis on väga Bali toit ja mida ka ikkagi tuntakse, kui Balil käiakse, proovitakse ära, on babi guling. On siis sellised väiksed põrsad, mida röstitakse pikalt. Ja siis serveeritakse niimoodi, et see hästi mahlane liha, siis krõbedaks praetud nahk seal kõrval, hästi vürtsine värsketest tšillidest sambal, riis ja siis nendest ülejäänud kontidest keedetakse veel hästi paks selline puljong sinna kõrvale. See on selline tõsine comfort food. Aga kui rääkida nüüd mitte sellistest headest ja võib-olla populaarsetest toitudest, siis ma kuskilt lugesin, et sinu raamatu kokkuvõttest, et sul õnnestus ka midagi eriti huvitavat süüa. Ja see
ükskord, kui me käisime kohalikus külas süüa tegemas, siis no seal tehti korraga palju erinevaid asju, kõik ülejäänud, seal oli üks väga hea grillkana ja üks salat, lavar, mis oli väga maitsev, aga siis nad tegid külmsuppi, guahi nimelist. Ja see oli küll täiesti, no meil oli väga raske üldse proovida seda, sest see, vabandust, aga see nägi välja täpselt nagu keegi oleks oksendanud sinna kaussi. See tehti poolenisti keedetud lihast, südamest, minust läks sinna verd, kamarat, asju. Kõige õudsem oli see, et see siis pandi sellisesse supikaussi ja valati mineraalvesi peale külm ja siis käega segati ära ja siis oligi supp valmis. Noh, muidugi chillit läks sinna maitseainedega, see nägi õudne välja, see ei maitses nagu väga karuselt niimoodi ja pärast mitu päeva veel tundsime seda mälestust oma kõhus, et no ühesõnaga, see ei olnud meeldiv mälestus. No ei kõlanud küll praegu. Seest on midagi rääkida nagu sellist teiselt poolt nagu paaliköögist. Mida veel pöörast juhtus? Mõned üksikud näited? Mitte toiduga seoses või toiduga? Rolleriga eksisid ära. Oi ja rolleriga, esimene kord, kui ma rolleriga, no üldiselt varem, kui me olime reisinud, siis ma alati pääsesin rolleri juhtimisest, sest tüdrukud olid meil väiksed ja mul oli õnnestus siis abikaasa Henri pakiraamil istuda. Aga siis, kui me Baalile 10 aastat tagasi läksime, siis üks vanem tütar oli natuke üle 10 ja väiksem oli 3 ja siis ma sain aru, et me ei mahu sinna enam. Ja ma pidin ise sõitma hakkama, ma ei olnud kunagi rolleriga sõitnud ja meie kodu lähedal nägime hästi hea pakkumine, pidime ära võtma selle ja ma mõtlesin, et okei, kuidagi ma veeren selle rolleriga siia nurga taha ja mäletasin, et kodu ees on mingi plats, küll ma seal siis natukene harjutan, teen kuiva trenni. Ütlesin siis sellele rolleri rentijale, et ma ei saanud ju talle öelda, et ma ei oska sõita sellega, sest ta ei oleks mul seda rentinud. Ja siis ütlesin talle nii muuseas, et ma unustasin ära, kuidas käima käib ja pidurdab, et kas te saaksite mulle näidata? Siis ta nagu näitas ära, ma mõtlesin okei. Hakkasime sõitma, Henri ees, mina taga, me ei pannud tähele, kus see kodutee ots oli. Me just eelmine päev olime jõudnud ja me sõitsime tund aega mööda seda pöörast liiklust ja neid mägideid üles alla. Seal Ubudis ei ole sellist asja, et keeran järgmisest teest vasakule ja uuesti vasakule ja olengi kodus tagasi, sest seal on tänavatest, on peatänavad ja nende suurte tänavate vahel on suured orud jõgedega. Ja me tund aega sõitsime seal, mul oli, ma ei teadnud, mis teha, kas jääda seisma, hakata nutma või kuidagi edasi pressida. Ei võta Google Mapsi lahti ja vaata, et nagu tollel ajal ei olnud ju ka sellist asja nagu e-SIM-id ega midagi, seal ei olnudki Google Mapsi seal. Ma lihtsalt üritasin seal kuidagi Henril kannul püsida ja siis kuidagi mälu järgi tagasi jõuda sinna, kus me alustasime ja õnnestus. See oli niisugune vette viskamise treening. No kõlab päris pööraselt tõesti. Ma tean, mina olen selline inimene, kui ma ära eksin, siis mul läheb panic mode kohe peale, nagu ma satun paanikasse. No eks ma analüüsisin seda seal, et mis variandid on, aga mõtlesin, hea küll, proovime. Sa kirjutasid ka, et mingi allergiline reaktsioon tekkis seal, mis sellega on? See oli ka kohe alguses, see oli täielik müstika, et ma ei ole sellist asja olnud, ma ei ole allergiline muidu. Ja läksime ka mõned päevad pärast kohale jõudmist, läksime vaatama traditsioonilise tantsuetendust ja täiesti sellises korralikus, võiks isegi öelda Baali mõttes nagu peenes restoranis istusime, tellisin tuunikala, olen ka varem söönud nii toorelt kui küpsetatult. Maitseained, millega sai tehtud, olid ka kõik täiesti tavalised meie koduköögis ja siis järsku tunnen, et keel läheb paksuks. Lähen tualetti, vaatan peeglis, vaatan keel on nagu maakaart, siis tunnen, et kõrvad lähevad kuumaks, põsed lähevad paiste, keha katab lööve, siis ruttu hüppasime. Nii kähku kohe. Ja niimoodi järjest, siis hakkasin tundma, kuidas süda taob. Ja siis hüppasime rolleri selga, läksime kojust, mul tuli meelde, et mul on lastele võetud kaasa mingid laste allergiatilgad. Läksin koju, kulistasin need alla, mitte midagi ei muutunud. Lõpuks ikka kutsusime arsti, see tegi siis mingi süsti, see tõmbas kohe nagu reaktsiooni alla. Tema arvas, et see oli sellest, et see kala ei olnud piisavalt värske. Mis on tegelikult veider, sest ma ei ole kunagi kuulnud, et keegi mitte värskest toidust saab allergilise reaktsiooni, aga pärast seda mul on alati, kui kuskil tuunikalas on, siis on nagu igaks juhuks vaatan enne, kas allergiarohud on kaasas, et mine tea. Päris huvitav, jah? Väga hirmus oli, siuke tunne oli, et miks ma pidin sealt lapsed siia troopikasse tooma. Aga lastega ei ole selliseid ekstreemsusi juhtunud? No eelmine aasta ma keerasin meid rolleriga külili, mul oli tagaistmel vanem tütar, siis ma tundsin ennast küll väga paasti, et sõitsin nagu lahtisesse liiva ja siis ma ei ole, mulle tegelikult, ma eelistan autojuhtimist ja üleüldse instinkt on ju see, et kui sa tahad pidurdada,
et siis sa pead nagu tagasi hoidma, aga rolleril sa pead ju, kui sa niimoodi tagasi tõmbad, siis sa annad gaasi. Ja siis ma sõitsin sinna liiva ja mingi panic mode läks peale, ühe käega vasakuga hoidsin seda pidurit, paremaga andsin gaasi. Nii et mingi hetk ma olin nagu, see roller nagu oli enam-vähem õhus. No nii kaua, kuni ma lõpuks nagu lasin lahti, see roller käis sinna pikali. Ma sain ise natuke viga, aga tütrel oli küll ikkagi jalg korralikult katki ja siis ma kupatasin ta sinna abikaasa pakiraamile tagasi. Aga minuga rohkem sõitke. Jah, just. Et see oli selline, aga muidu selliseid, eks aastate jooksul seda paar korda on olnud, et nagu ikka troopikas, et mingi toit kuskil tekitab mingisuguse nimetatakse paalipelliks. Aga nii palju me oleme küll aastate jooksul ja erinevates troopilistes maades reisides õppinud, et kõige mõistlikum ja aega säästev ja ennast säästvam on kohe minna arsti juurde. Nad pannavad kohe sulle mingid antibiootikumid peale ja sa oled tegelikult ülejärgmine päev juba enam-vähem vormis selle asemel, et on ju 1-2 seal aeleda ja dehüdreeruda, et pealegi see dehüdratsioon kuumas kliimas tuleb nii kiiresti, et sa ei jõua neid elektrolüüte seal juurde juua. Tahtsin küsida veel sellist asja, et mis sa soovitaksid esmakordselt Balile reisijale? No ütleme, et 10 päevaks näiteks maksimum või võib-olla 8 nädalaks, nädalaks ilmselt keegi ei lähe sinna. Et mis selle aja jooksul ära näha, et saaks ka nagu rahulikult olla, nagu rahulikus tempos ja mida kindlasti toidu poolest ära proovida? No see nüüd oleneb inimesest, sest mõnele inimesele väga... No ütleme nii, et mitte rannapuhkus, sest me ei soovita siin kellelgi palju ainult rannapuhkus. Okay. Sest mõnele inimesele meeldib niimoodi, et ta iga päev läheb järgmisse kohta ja teeb järgmise linnukese kirja ja niimoodi, aga me oleme ise nagu sellised aeglased reisijad ja pigem üritaks nagu seda kohavaibi tabada, kui kõik ära näha korraga. Et ma siis lähtun sellisest enda moodi reisimisest, et no mina ise ikkagi väga fännan Ubudit, mis on selline Bali looduse, kultuuri ja siis ka ravi, täiesti iidsetest aegadest nagu ravikeskus. Aga see ei ole natuke juba nagu üle turistikas või sealt leiab ka niukest mõnusamat, rahulikumat? Ei ole, ma ütleks, et ei ole ikkagi, et päeval lendavad need hordid sinna kohale. Nad tavaliselt jalutavad läbi selle peatänava ja võib-olla käivad mingil etendusel ja siis lähevad ära, et kui sa seal pikemalt oled ja sisse elad, siis sa leiad selle üles sealt. Et ma ise siis põhiliselt veedaksin selle aja seal, võib-olla rendiks seal mingi elamise, sellise paalipärase. Ma kindlasti prooviksin ära veepuhastustseremoonia Melukati. See on jälle selline asi, mida võib-olla mõni inimene arvab, et see on väga ära turististunud see. Aga tasub mõne kohaliku käest küsida, kus nemad käivad, et mitte minna sinna kõige suuremasse ja kuulsamasse Tirta-Empulli näiteks, vaid minna mõne kohaliku sabas. Kas see on see tseremoonia, kus sa kose all karjuda? Jah. Et minna mõnda väiksemasse, kohalikumasse veetemplisse ja siis mõnes kohas saab ka giidi kaasa, aga võib ka öelda sellele kohalikule, kes sind sinna viib, et ta ütleks, mis siin täpselt teha ja et see on väga äge ja väga autentne elamus. Ja see kose all karjumine, see oli üks asi, mis mul ei tulnud. Ma ei tea, mul ei meeldi karjuda. Miks ma peaks karjuma, aga igal pool kästi karjuda just kose all ja siis... Endast kõik välja laskma hääle kaudu. Ma proovisin, aga see on väga mitteomane mulle, aga ma iga kord ikkagi kuulasin sõna ja karjusin. Et see on kindlasti üks asi. Ma soovitaks ka midagi kindlasti looduses teha, kas minna siis giidiga matkama või mööda jõge siis raftima või jalgrattaga vulkaani külge mööda alla sõitma. Mis see mägi oli, kus nad kõik enne päikese tõusu... Batuuri mägi, seda me oleme teinud. No, kannikad olid ikka lõpuks nii kanged, et viimased kilomeetrid ma seisin lihtsalt jalgratta peal. Aga väga kihvt oli ja äge oli läbi külade ja niimoodi selle päiksega koos, mida päike läheb järjest kuumemaks ja ise jõuad järjest lähemale oma sihtkohal. Et seda kindlasti. No meie arust on päris huvitav käia ka mõne ravitseja juures, sest et juba sellest Julia Robertsi Eat Pray Love'ist on ju teada, et ravitseja või valijan siis on
nagu tähtis osa Bali kultuurist. Me oleme päris mitmete juures käinud. Oled tundnud ka mingit nagu mõju? Noh, selles suhtes, et me ei ole läinud midagi konkreetselt ravima. Ma alati ütlen, et nagu mõnes mõttes oleme läinud nagu hobiantropoloogid vaatama, mis seal toimub. Aga noh, ja kui me esimest korda käisime, siis oli küll selline veider asi, et see oli ülempreestrinna Ibu Jeero, kes meid vastu võttis ja siis ta ütles kohe mulle, ma olin tookord väga ületöötanud. Ja siis ütles kohe mulle, sina esimene, pani mund sinna endale kuskile taha tuppa pikali ja silmad olid mul kinni, siis ta seal küll ta siis, ma ei tea, aisutas mingite asjadega, pobises midagi ja siis ühel hetkel ta tegi midagi kätega minu kohal ja siis tõmbas niimoodi, mind puutumata tõmbas nagu järsku käed üles ja mul silmad kinni tegelikult. Aga ma nagu hüppasin, nagu mu keha hüppas nagu kaasa taga, et see oli küll nagu selline mis asi see nüüd oli, aga ühesõnaga midagi seal pidi olema. Midagi ta nende energiatega teha oskas. Okay. Ja siis... Siis ei oodeta midagi, sind kuskile... ei ole kuulnud küll, et kellelegi oleks midagi sisse joodetud. Aga kohalikud tarbivad seal küll mingit vedelikku, mis neid kuidagi... Ausalt öeldes sellel aastal me just käisime ühel kesköisel suurel tseremoonial, Chalona Rang, väga võimas ja võimsa energiaga tseremoonia, näiteks meie üks kohalik sõber Teva ütles, et tema külas ei tehta neid Chalona Rangi tseremooniaid juba aastakümneid, sest ükskord oli see nii halvasti läinud, et pool küla oli haige pärast ja mina nagu siis nagu skeptikuna nagu, mis siis juhtus, sõite mingit halvaks läinud sööki ja kõigil oli pärast nagu kõht lahti või. Ta ütles, et ei, et väga erinevaid asju hakkas juhtuma, et ja siis, aga me siis läksime vaatama seda ja tihti peale sellisel tseremoonial lähevad kohalikud transsi ja me mõtlesime, et raudselt meie seda ei näe, sest me plaanisime et see kestab hommikul mingi 4 või 5 ja me ei jõudnud seal kivi peal istuda nende kohalikega nii kaua, mõtlesime, et me oleme siis kuskil keskööni, sest et Eva ütles, et pärast keskööd ei või ära minna enam, sest et nii palju vaime on välja juba kutsutud, et see on väga ohtlik. Ja siis me mõtlesime, et ebaviisakas ka nagu niimoodi vale lähel ära minna. Aga meil läks nii hästi et see võttis nii hästi tuurid üles nende tseremooniad juba varsti peale meie kohale jõudmist, siis hakkasid laval või mitte laval, vaid seal keskel, kus see show käis või ma ei see show'ks on vale nimetada teiste inimeste tseremooniad. Etendus. Just, aga tegelikult nad ei teinud seda ka. Jah, nad ei teinud ju seda teie jaoks, vaid iseenda jaoks. Just, ja siis mingil hetkel hakkasid kõigepealt naised järjest seal, neil läksid silmad pahupidi, nad hakkasid vingerdama ja mingeid imelikke hääli tegema, huilgama ja siis neid siis preester niimoodi hellalt juhtis minema ja siis aitas nad jälle tagasi enda sisse. Nii kaua, kuni siis kõige keskel selle kurja rangta maskiga tantsiv mees kaotas niimoodi selle, ma ei tea, taju, et ta haaras siis sealt ohvrianniks toodud asjade laualt elusa tibu ja hammustas seda meie nähes tüki ja soolikad rippusid niimoodi mööda nägu ja siis ta haaras sealt kõrvalt, sest seal laual olid igasugused asjad, mis siis nagu nii-öelda nagu pahed. Ja siis seal oli see kange arrak, nende alkohol ka, ta kudistas seda peale, aga siis ka ta kiiresti aidati sealt stseenilt minema ja rahunema. Ja ongi nagu sa kirjeldasid alguses, nagu filmis. Ja oligi elu nagu filmis, täiesti uskumatu ja siis ma pärast ka küsisin Teva käest, et kuulaga, et kas ikkagi nad siis, kuidas see juhtub on, et kas nad midagi joovad või ta ütles, et ei, et ma olen ka seal maskiga mitu korda olnud ise, et midagi ei joo, et lihtsalt tunned, et sel päeval pean mina seal tantsima. No väga põnev. Me oleme juba siin Balist päris pikalt rääkinud, ma arvan, et me oleks võinud vabalt tegelikult ainult sellest saate teha. Aga räägime ikkagi natukene sinu ettevõttest ka. Maailma maitsete poest siis, millel nimeks Umami. Mis tähendab umami ja mis see umami sul on? Umami see tuleb jaapani keelest ja see tähendab seda 5. maitset, millel ei ole väga head eestikeelset vastet, see on midagi nagu maitserohkus või sest see alati ma lisan juurde, et kui mõelda, et mis on umami, et siis on see selline
maitserohkus, mida on palju näiteks sojakastmes või misopastas või parmesani juustus, tomatis, viinutatud lihas, et kujutad ette, mis see on. Et see ei ole lihtsalt ainult soolane, vaid see on nagu tõesti nagu väga nagu maitsekas. Okay. Ja see tundus nagu hea nimi meie... No täiuslik lausa, ma ütleks minu meelest. Jah, meie poele ja et mis nüüd see aasta saab 14, kui ma nüüd õigesti mäletan. Wow. Kuidas 14 aastat tagasi see sündis? Ta sündis tegelikult natuke, meie peas sündis ta natuke veel rohkem aega tagasi, et me läksime, kui meil vanem tüdruk, kes nüüd on 20, oli 3, siis me otsustasime, et lähme aastaks ümber maailma reisile ja siis terve selle reisi ajame. 3-aastase lapsega, wow. Mida julgust. Ja, ta oli väga vapper. Nii vabandust. Ei ole midagi. Ja siis me terve selle reisi aja põhimõtteliselt nuputasime, et mis võiks olla selline mingi oma ettevõte, mida alustada ja mis ühest küljest pakuks endale huvi ja teisest küljest annaks võimaluse jätkuvalt reisida ja võib-olla ka kuskilt eemalt seda asja ajada. Seda me juba saime aru, et see reisipisik on nagu korralik sees, et kuhugi ei kao. Ja siis me tulime tagasi ja kui me seal ümber maailma reisil, me elasime alati peredes. Ja igalt poolt, kuna ma juba siis teadsin, et ma kirjutan raamatut sellest ümber maailma reisist või ma kirjutasin juba see reisi ajal, siis ma alati kogusin nendest peredest nende pere lemmikretsepte, mis on siis seal selles esimeses raamatus, meie nimi on Samba, Sake ja Chilikaun, on siis igas peatükis siis nende perede lemmikretseptid ära toodud. Ja kui me tagasi tulime, siis me tahtsime siin ka neid samu toite oma kodus edasi teha. Aga polnud millest teha. Aga ei saanud teha, kõike pidi asendama ja siis mitte midagi ei tulnud ju õige välja. Ja siis tekkiski arusaam, et okei, et kui ei ole, siis toome ise. Ja siis alguses kõik sai alguse sellest, et esimesed asjad olid need, mida on vaja, et teha tai tom yummi suppi. Jam. Üks mu lemmikuid. Ja meil ka kindlasti üks läbi aastate üks pere lemmik toite. Ja siis hakkasime sealt Aasia asjadest pihta ja eesmärk on, et pakkuda kõike vajalikku erinevate maailmaköökide toitude. Teil on kogu maailm kaetud või mingid piirkonnad on veel puudu? Pigem tahaks öelda, et on. Kindlasti on midagi kogu maailmast. Loomulikult on, me võtame mingisuguse spetsiifilise Aafrika köögi või riigi, kus võib-olla ei ole, aga nagu näiteks haruldaseid vürtse on meil küll erinevatest Aafrika riikidest, erinevatest Aasia riikidest kuni Tasmaniani välja Austraalias, et tahaks loota, et kõik on kaetud. Kõige rohkem on loomulikult Aasiast, sest et seal on lihtsalt neid erilisi toiduaineid kõige rohkem. Seal on seda umamit kõige rohkem. Just. Aga on ka Aafrikast, Lõuna-Ameerikast, Kesk-Ameerikast, isegi Prantsusmaalt, Itaaliast, aga on mingi piirkond või riik, mida sa tunned veel, et on puudu või mida sa tahaksid veel sinna teie tootevalikusse? Me midagi sellist spetsiifilist ei ole, aga me kogu aeg otsime et midagi, me vaatame, mis on parajasti, kas maailmas niimoodi trending või mis on, kliendid küsivad, näiteks kui Eestis on mingi kogukond brasiillasi, siis nad tulevad ütlevad, meil on puudu see ja see, siis me otsime. Väga äge. Ma just mõtlesin, et küsingi su käest, et mille järgi see toimub teil, see toodete valimine, kes valib? Ma saan aru, et sina ja abikaasa? Meie algselt valisime ainult meie, aga nüüd meil on hästi äge tubli tiim, kes ka kogu aeg otsivad ja pakuvad välja ideid ja katsetavad. Aga kas sa käid ka reisil näiteks ainult selleks, et koguda mingit inspiratsiooni? Ja üldiselt me reisime ainult sinna, kus on midagi väga head süüa. Ja siis me käime alati mööda poode, vaatame, mis on nagu alati menüüdes, mida kohalikud ostavad, turud alati ka müüme läbi, et kogu aeg siis pärast võtame jälle tootjatega ühendust ja nii edasi, et käime messidel muidugi, et nii ta käib. Enne sa mainisid veel ka, et sai alguse sellest, et tahtsite tom yummi teha kodus, on ju, ja et mis selleks siis kõik vaja on, mida ei olnud olemas. Tahtsin küsida, et kui näiteks
mis on need must have tooted, mida peaks mul kodus olema, kui ma tahaks, no ärme ütleme just seda konkreetset toitu, aga näiteks tai toite teha. Kindlasti on mingid nagu väga konkreetsed asjad, mis võiks nagu mul kodus olemas olla. No kõigepealt tuleb saada, et tai köök on nagu baseerub sellele, et maitsed peavad olema tasakaalus. Sul peab olema tasakaal soolase, hapu, tulise ja magusa vahel. Mis tähendab, et kõigepealt tuleb see tasakaalu saavutamiseks vajalik endale sinna muretseda. Hapu tuleb tavaliselt laimimahlast, võib ka olla tamarindist, aga laimimahl tavaliselt ajab asja ära. Soolane tuleb kalakastmest. Magus tuleb siis kas palmisuhkrust või võib asendada siis pruuni roosuhkruga ja tšilli. Vesi ei aja ära. No ta annab nii suure kõrval maitse. Sa võid testida, aga tegelikult ta ei anna seda õiget tulemust. Ja kui siis need on olemas, et siis kindlasti küüslauk. Ja siis need sellised hästi taipärased vürtsid nagu kalangal, sidrunhein ja kahvrilaimi lehed. Sidrunhein oli praegu ainuke, mis mulle nagu tuttav tundus. Kalangal on see, tegelikult eestikeelne nimi on kalgani rohi, aga kuna ta inglise keeles on kalangal, siis keegi ei tea kalgani rohtu. Ja sellepärast ma ütlen kalangal. Ta on nagu, näeb välja nagu hele roosa versioon ingverist. Okay. Ja kahvrilaimi lehed on hästi aromaatsed, tumerohelised laimilehed. Ja kõiki neid kolme võib täiesti edukalt sügavkülmas hoida ja kui läheb toiduga tegemiseks, siis sealt välja võtta. Kusjuures see sügavkülmas hoidmisega ma olen ka viimasel ajal igast värsket rohelist, chillit, sükst asju kuivatamise asemel hakinud ära pand sügavkülma. Üks asi, mille ma küll unustasin. Ei saa ilma koriandrita ju toit. My favorite, ausalt. Vaata, koriandriga on see, et you love it or you hate it. Ja see pidi lausa geneetiline olema, et mõned inimesed tunnevad seepi. Mina ka armastan. Et need on siis need, mis võiks nagu kodus olla ja enamus neid tegelikult ju, välja arvatud need kahvrilaimi lehed. Ja, et neid ilmselt saab ainult sinu juurest. Sidruneina vahel on, eks ju, ka tavalises poes. Me ise müüme ka edasi kuivatatud sidrunheina ja purgis purustatud, aga meil on endal ka sügavkülmas ja niisugused terved sidruneinad, terved kahvrilaimi lehe pakk ja tai chillid ka, mis on mega tulised. Ja kalangalit on ka, jah. Minu emma chillid on ka väga tulised. Ma ei tea, kas need on sarnased tai chilliga, aga no selge, siis kes tahab tai toitu kodus järgi teha, siis pange see kõik omale kõrva taha. Aga mis on kõige populaarsem toode sinu poes? See nüüd oleneb hästi palju sellest, kas me räägime e-poest, kas me räägime meie Balti Jaamaturu või Tartu poodidest. Kas see erineb? Ja see täiesti erineb. Ja see on huvitav. Ja siis kolmas täiesti erinev kategooria on kõik, mis me müüme edasi kettidesse. Aga ma võin siin nagu mõned näiteid tuua. Näiteks rääkides trendikatest asjadest maailmaköögis, siis praegu on endiselt väga trendikad Korea kiirnuudlid, carbonara ja need Samyangi brändi kiirnuudlid, et need lähevad hästi praegu tuleneelajatele ja neid tundub palju olevat. Siis alati on popid meie oma enda brändi tooted, näiteks mandlijahu, roosuhkur, stevia, siis näiteks ma ütlen siia korra vahele, mandlijahust on kookide ja pannkookide küpsetamine palju parem kui tavalist jahust. On, väga hea. Ja siis näiteks need ilma kaloriteta shirataki nuudlid. Et neil on oma selline kindel ilma kaloriteta nuudlid. Neil ei ole endal väga maitsed, neil vajavad mingit tugeva maitselist kastet, aga jah, need on elevanti jamsi, konjaku jamsi juurest tehtud päris huvitav. Wow. Siis näiteks küpsetajate lemmik on meie vanillipasta, kus läheb siis ühte tuubi 20 vanillikaunu. Ja see on hästi mugav kasutada lihtsalt nagu, sest vanillikaunu sa ei jõua esiteks neid ära osta, kui sa suur vanillisõber oled ja tüütu ka neid kraapida sealt, et see on väga-väga mugav. Nii et teda kulub siis ilmselt vähe, kuna ta on nii palju oleks ju sees. Saad täpselt iga kord näiteks ühe teelusikkatäie võtta. Aga edasi müüjatele? No seal ongi see, võib-olla see kiirnuudli teema ongi see kiirnuudli praegu ja sama mandlijahu läheb seal ka väga hästi ja
restoranidele ka? Restoranidele müüme ka, no restoranid tihtipeale ka otsivad väga mingeid väga huvitavaid asju, selliseid on neid väga palju haruldaseid vürtse, mida näiteks, mida keegi pole enne kuulnudki ja mis on täiesti unikaalsete maitsetega, et need väga huvitavad restorane ja et jah, see peab täiesti eraldi need kliendigrupid lahti harutama. Mina käisin eelmine aasta Mauritiusel ja ma tõin sealt hästi palju just vürtsisegusid juba nagu mitte eraldi seisvaid vürtse, vaid nagu segusid. Ja üli hea ja mugav kasutada toidu tegemisel. Hästi maitserohked ka. Jah, vürtsisegusid ka jagub täitsa meil, et eestlased näiteks küll millegipärast ei ole eriti suured karride sõbrad, et nii kui nad näevad sõna karri, siis nad põgenevad. Mina olen väga suur karrisõber. No võt, sina oled sisse erand. Aga tegelikult... Eriti kui seal on veel ohtralt koriandrit peale pandud. Ja. Aga muidu tegelikult karrimaailm on küll nii kirju, et ei tasuks nagu niimoodi hirmu tunda selle sõna ees, et mingi India karri või siis Jaapani karri või Tai karri, need on 3 täiesti erinevat asja, et tasub ikka proovida. Et ei tähenda alati karri, et ta nüüd on metsikult teravaine tuline. Jah, ma arvan, et tegelikult see hirm ei ole see tuli sees, vaid kunagi ma arvan, kui need maitseained hakkasid Eestisse tulema, siis kõik asjad maitsestati ühe selle karripulbriga. Ja ma arvan, et sealt on see hirm tegelikult alguse saanud. Kana peale alati kõik mul ema vähemalt. Sool ja karri. Siis ma alati ütlen, palun maitse, enne ütle, et sa ei söö karrit. Ja. Sa oled ise ka suur kokkaja? Olen. Eks sellest see alguse siin on saanud kõik see. Et katsetad ise kõik need retseptid, mida sa Umami veebis välja tood, et oled ise kõik läbi katsetanud. Ja meil on seal üle 400 retsepti ja kui me proovime midagi ja me ise päriselt rahul ei ole, siis see sinna üles ei lähe. Et tahaks, et oleks sinna kvaliteedimärk küljes. Ja jah, mina katsetan. Nüüd viimastel aastatel on ka tütred meil siin. Nemad on ka neid retsepte seal teinud ja katsetanud, et neil on edasi kandunud see toiduhuvi. Ja sellest ei pääse, ma arvan. Ja abikaasa teeb pilte. Hea toit on see, mis ühendab ju, eks ju. Ja et niimoodi nad sinna üles saavad. Sa mõtled ka nagu oma peas midagi nagu täiesti enda välja või on enamus ikkagi nagu suhteliselt autentsed retseptid? Nii ja naa, et kui seal on nagu väga konkreetne mingi maailma köögi staple, siis ma ei hakka jalgratast leiutama. Aga kui on lihtsalt mingi inspireeriv tooraine, siis ma ikkagi panen oma peatööle ja mõtlen, kuidas seda seal paaritada, et mulle endale näiteks meeldib lemmik selline, ütleme, haruldane pipar on Timuri pipar või ka Timoti pipar, ükskõik kumba nime kasutada ja ta lõhnab ja maitseb nagu grapefruit ja lilleõied ja virsik ja siis sellega selline troopiline ceviche, mango ja bassiani viljaga. Näiteks see on selline, et kui ma seda pipart maitsin, siis ma kohe mõtlesin, okei, selle proovime ära ja see on tõesti mega hea. Ja seda on sinu poes ka 100? Ja. Ma just vaatasin just seda Masterchefi ja seal oli üks kokkadest, kes sai edasi, kus juures oli ka teinud ceviche Timuri pipraga, nii et teistel inimestel käivad samad mõtted järelikult. Ja. Aga mis sinu kodus ja peres on siis need kõige lemmikumad lemmikud? Kuna te ilmselt sööte nii palju erinevaid asju ja kogu aeg proovite, aga kindlasti on tekkinud mingid nagu ekstra lemmikud, mida saab tihemini tehtud? No esiteks on niimoodi, et tegelikult on mul ka päris tihti neid päevi, kus ma ütlen, et mina ei viitsi midagi teha. Leiame kõik midagi või tellime midagi. Aga ikka on aastate jooksul mingid lemmikud tekkinud. Ma just mõtlesin, et need on enamasti siiski kuskilt Aasiast. No seesama ma enne mainisin, näiteks Taist on tom yum või siis Tai hakkliha salat laab, mida süüakse seal salatilehe sees. Hakkliha salat? Selline soe, sellel on kodulehel, meil on retsept ka, ma väga soovitan proovida, see on tõsiselt äge toit ja lastele ka mõlemale väga meeldib. Siis näiteks Jaapanist selline tõsine pikalt keedetud dashi-puljongiga raamen, shashu siis sealihaga, Vietnamist kanapo, et sellised, no
need on sellised, mis ikka ja jälle jõuavad lauale. Aga ka tegelikult ei ütle keegi, või kõik on väga rõõmsad, kui tuleb kvaliteetsest pastast, Itaalia pasta või midagi sellist Vahemere pärast. Või äkki kartuli hakklihakaste või? No vaat seda ka, ja täpselt. Sinna vahele vahepeal. Muidugi, ikka. Või kapsasuppi on ju. Aga umamis, eks ju, on peamiselt õlid, vürtsid, kuivained, sellised tooted. Kuidas sulle tundub, kuidas Eestis on erinevate lihade ja mulle endale tundub ka eriti mereandide või kalade kättesaadavus? No Tallinnas on veel asi parem. Tartus juba ei ole eriti hea. Ja Tallinnas on see asi ka parem siis, kui sul on väga paks rahakott. No eks ta nii kipub olema, sest et kui sul siin otse merest pole võtta neid ilusaid punaseid krevette, siis läheb juba see kiire transport, jahutatud transport ju juurde ja see makes all the difference. Krevettidega ma ütleks, et ei ole isegi nii suur probleem, just nagu hea kala saamiseks. No aga sama lugu, et kui seda lõhet ja forelli saad igalt poolt, aga kui sa tahad midagi muud, siis on juba nagu palju keerulisem. Jah, eks ta keeruline on jah, aga läheb paremaks kogu aeg, et 10 aastat tagasi oli ikka üsna hädine olukord, aga nüüd ikkagi tegelikult kui väga tahad midagi, saad kõik kätte, lihtsalt pead võib-olla natuke otsima ja... Läheb rohkem aega ja rohkem raha. Jah, nii on. Kas sa jagad ka äkki mõnda paari, ma nüüd ei pea silmas, et sa kogu retsepti, aga paar näiteks mingit head mõtet, mis on need kõige lihtsamad maailma köögist mingid paar toitu, mida kodus teha? No kas tom yummi on lihtne teha? No on, lihtsalt kui sul on kõik koostisained olemas kodus, siis on väga lihtne teha, et sa lihtsalt keedad puljongi, kus sa keedad siis sisse selle sama kalangali, kahvrilaimi lehed ja sidrunheina. Seal on, ja selle kõige olulisem asi on namprik pao pasta. See on selline natuke magus chili pasta ja see on see, mis talle selle punase värvuse annab. Et teoorias, kui sul on kõik komponendid olemas, viskad need kõik ühte potti ja lased lihtsalt keeda. Ja, natuke häid seeni, üks tomat ja üks sibul ja koriandrit peale ja laimimahla ja kalakastet. Aga näiteks karri, see on juba keerulisem, ma kujutan. No kui sa tai karrit teed ja sul on karripasta olemas, kui sa ei hakka nagu ise uhmerdama, et võtad hea karripasta, siis on ekstra lihtne, siis on ainult karripasta, kookospiim ja kas krevett, kala või köögiviljad ja keedad kokku ja voilà. Me olen päris palju rääkinud, eks ju, Aasia toidust, aga kui nüüd Aasia välja jätta, siis milline riik sinu meelest või piirkond on nagu peale Aasiat veel siuke väga niukse erilise ja hea ja maitsete rohke köögiga? No väga põnev ja mitmekülgne on ikkagi Mehhiko. Seal on ka see, et piirkonniti väga erinev, nii nagu Hiina puhul ei saa tegelikult öelda, et see on nüüd Hiina toit. Ja Mehhikos on samamoodi. Ja need toorained, mis on nagu laialt levinud, need on pigem need Tex-Mex või selline, ütleme sealt Ameerika, Mehhiko segu. Aga seal on nagu avastamist kindlasti veel palju ja testimist. Mis veel väga Gruusia on kihvt. Jaa. Mulle tundub ka, et Maroko köök on selline väga maitsete rohke. Ja Maroko on, no seal on muidugi, kui sa koha peal oled, siis tihti peale väsid ära, et jälle tadžin. Aga kui sa nagu hakkad ise katsetama, siis loomulikult seal on nagu häid maitseid ja palju. Ja Liibanon. Kõik see meese ja erinevad väiksed road. Aafrikast veel midagi välja tuua, ei? Noh, eks see Põhja-Aafrika ongi seal, nagu sa ütlesid, Maroko võib olla selline põnevam ja maitsete rohkem. No, mul endal meeldib väga Kreeka. Jaa, ma just tahtsin öelda, et Vahemere riigid, Kreeka, Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa. No ega ma ise olen suur frankofiil tegelikult ja eelmine raamat oligi me kolisime terve perega Prantsusmaale 9 aastaks. Et selles suhtes Prantsusmaa, need Prantsusmaa võlu ei ole mitte see, et neil oleks mingid meile tundmatud maitsed nii palju kui välja arvata juustud, mille järgi ma väga igatsen. Prantsuse juustude valik on väga... Nende järgi ma igatsen rohkem kui nende huvitavate lihade järgi. Aga see, kui kvaliteetne see tooraine seal on, on lihtsalt uskumatu.
jah, sellest ma tegelikult sinna ma tahtsin ka jõuda, et rääkida sinu eelmistest raamatutest ja sinu viimane raamat siis Elu nagu aperitiiv räägib siis sinu elust seal Provence'i piirkonnas. Aasta aega olid seal, jah? Aasta. Räägi siis natukene, mis sellega, kuidas te sinna nagu sattusite? No see kuidagi sai niimoodi alguses, et oli vist märts ja mulle tundus, et võiks juba kevad olla, aga ikka olid käpikud käes ja sall kaelas, ikka oli vastikult külm õues. Ja siis ma mõtlesin, et võiks kuhugi sooja minna, aga ei saa, et vanem tüdruk oli siis gümnaasiumis. Ja siis ta tuli koju ja ma ütlesin, et ma ei tea, ma tuli sinna mõtte, aga no näed, ei saa, et ega sul oleks vist väga keeruline seal ikkagi gümnaasiumist. Ma ütlesin, et tema võiks küll proovida, et nii põnev idee. Siis ma ütlesin, okei, arutasime siis edasi teistega peres, teised ütlesid, et ja miks mitte. No ja siis niimoodi see pall veerema sai pandud ja... Aga prantsuse keelt te keegi... Ei, me ikkagi, no minu maadlus prantsuse keelega algas, ma arvan, aastal 2004 või 3. Et see on selline protsess tõsine. Aga maadlus on väga õige sõna prantsuse no ma saan kõigega hakkama, kõik räägitud, aga ta ei ole kindlasti sujuv ja ma kindlasti ei räägi vigadeta, no kaugel sellest. Aga Prantsusmaal muud moodi hakkama ei saa. No eriti lõunas. Mingil määral eriti oskab. Mitte lõunas, jah. Aga see nüüdseks päädis sellega, et mu vanem tütar sellest aastast õpib Pariisis ülikoolis prantsuse keeles, et oli kasu sellest aastast. Et said nad mõlemad siis prantsuse kohaliku kooli ja kolisime sinna ja vaatasime, kuidas siis see Provence'i elu on. Oli väga mõnus. Mis selle prantsuse köögi, me kõik teame, eks ju, juustud, hea vein või vahuvein, mingid paketid ja oliivid ka või. Ma pigem oliive oleks seostanud Kreeka või... No Lõuna-Prantsusmaal nemad ei saa üldse ilma oma, neil on näiteks tapenaad on see musta oliivi pasta või purustatud mustad oliivid, natuke kapparid, natuke on soovist küüslauku sees. Ja siis sellega saigi nalja, ma istusin maniküüris ja siis nemad, me olime kutsutud aperitiivile ja ma küsisin nende käest, et kuulge, kas ma peaks aperitiivile midagi peab kaasaga võtma, et kas veini või ma ei tea, maasikaid või midagi. Ja siis nad ütlesid, et aga mis te kodus võtate aperitiivile kaasa Eestis? Meil ei ole aperitiivi. Kuidas te elate? Siis ta küsis, millal te siis tapenaadi sööte? Esiteks me ei söö väga tapenaadi ja teiseks me sööme asju siis, kui me tahame. Siis nad küsisid, et kas inimesed on siis väga paksud seal, sest nad arvasid, et kui inimesed söövad siis, kui nad tahavad, mitte siis, kui ette nähtud aeg on, et siis nad söövad kogu aeg. Kirjelda lühidalt, mis asi on tapenaad? No ongi selline musta oliivi, purustatud mustad oliivid. Ma mõtlesin, et neid on mingid erinevaid... No neid on ka, seda tehakse ka rohelisest oliivist, aga tegelikult kõige traditsioonilisem on selline mustad oliivid, natuke kapparit, natuke anšoovist, küüslauku, vahel natuke ka tüümianit ja... See kõlab nagu, et see kõik on hästi pastaks tehtud, jah? Ta on üsna niimoodi, mitte nagu selliseks siidiseks püreeks nagu beebitoit, aga selliseks chunkiks pastaks ja ta on hästi palju maitset. Näiteks sellise väikeste niisuguste röstsaiade peal või siis nende krissinite või mingi sellise... Et see on iga väga võimas maitsepomm. No kustis osade järgi kõlab küll nii. Aga mis veel võiks olla, mida nagu inimesed võib-olla esimese hooga ei kujutaks ette prantsuse köögist, nagu, mida võiks nagu veel esile tuua? No seal on ju see, et nii kui on uus kuu, siis on uus hooaeg ja siis igal kuul on sul oma asi, et see kevadel siis hakkab seal pihta sparglid, siis on sparglikuu ja siis on maasikakuu ja siis on kirsikuu ja oleneb ka piirkonnast, eks ju. Et kui seal Normandias on sul ühte sorti juust ja kalvados ja siis siider, siis lõunas on siis omad asjad. Et seda ei saa nagu niimoodi jälle võtta, et meil on nüüd prantsuse köök ja me sööme prantsuse sööki, et see on täiesti ikkagi erineb üsna suurel määral piirkonniti. Kas seal ka tekkis mingeid selliseid toite, mis kohe üldse ei maitsenud või mis olid nagu veits šokeerivad? Ja seal on küll mõned asjad, et seal on selline grillvorst, andouillette. Andouillette? Ja see on, no sinna läheb siis igasugune looma sisikond ja ta läheb siin siis soolika sisse. See haiseb tõsiselt hullusti, aga seal on palju maitset ja ma olin nii palju hirmu jutte kuulnud, siis kui meil sõbrad valmistasid seda, siis kui ma maitsesin, siis tegelikult, ma just järgmist viilu ei küsinud,
aga tegelikult ei olnud nii hull. sööma niimoodi, et lõhna ei tunne. Et see on kindlasti üks asi. Siis neil on üks traditsiooniline toit, mille nimi tõlkes on pakid ja jalad. Ja see on siis mingi, ongi siis, mäleta, kas see oli lambajalad keedetud ja nad olid pakitud selle mao sisse, looma mao sisse ja siis need kokku pakitud ja siis igasuguste loorberilehtede, küüslaugu ja veiniga siis pikalt keedetud, et see selline sisikonna söömise harjumus, seda mul ei ole, võiks ju arendada. Inimese maitsemeeled arenevad hästi, kui niimoodi õiges keskkonnas olla. Et mõned asjad on, aga üldiselt ikkagi selline meile tuttav palett lihtsalt väga kvaliteetne tooraine, hooajaline tooraine. Et mulle õudselt meeldib prantslased turul, nad alati, mina tundsin ennast halvasti, kui ma läksin sinna, hakkasin valima ilusaid tomateks. Ma vaatasin, et kohalikud täiesti ilma igasuguse häbitundeta panid kõik, mis neile ei meeldinud kõrvale ja vaatasid igat tomatit ja iga maasikat iga külje pealt. Ja kaupmehi see ei häirinud, nii et ma siis hakkasin ka nii tegema. Nojah, prantslased ongi ju väga esteetlikud, ma olen aru saanud, et siis peab ka toit olema. Aga nüüd sellest raamatust ja sihtkohast sai natuke räägitud, aga kiire ülevaadega veel, sul on sellised huvitavad raamatud välja tulnud nagu tervislikud õlid ja äädikad ja tervislikud ürdid ja vürtsid. Et lühidalt, kas oskad välja tuua mingid põnevamaid fakte või asju, mis sul seal nendest õlidest ja äädikatest näiteks kirjutatud on? No õlidest ja äädikatest, paar näidet, näiteks jaapanlaste umeäädikas, umesuu, mis on põhimõtteliselt oma olemuselt ei ole äädikas, aga ta kasutatakse samamoodi, ta on siis umeploomide soolaga pressimisel tekkinud vedelik, ta on samal ajal hästi soolane ja hapu, aga ta tekitab maos aluselist keskkonda, mis tõttu teda soovitatakse näiteks pohmelliravimiks või siis kõrvetiste ravimiks. Et see on selline huvitav fakt võib-olla, toode, mida inimesed ei tea ja ka see ei tea, et sellega saab muud kui põnevaid Jaapani maitseid lisada. Või siis näiteks aedmustköömne õli, mis on selline mõnes mõttes nagu selline panatsea või ravib peaga kõike, et tugevdab immuunsüsteemi. Kui on kõhuhädad, siis aitab kortsude vastu, juuste kasvule soodustavat, ühesõnaga selline väga multifunktsionaalne küll. Täiesti, et vanasti väidetavalt pandi siis Egiptuses vaaraudele isegi kirstu kaasa, sest arvati, et seda läheb kindlasti pärast teises ilmas ka vaja. Ja vürtsidürtide raamatust midagi sarnast, näiteks, et meile tuntud kaneeli, ennekõike Ceyloni kaneeli, mis on siis parema kvaliteediga. See on ka muideks üks asi, mis on kindlasti selline bestseller meil umaamis. Et kaneeliga saab vererõhku kontrolli all hoida ja ka kurguvalu vastu, et kui kes kurk valutab, et seda saab kaneeli panna tee sisse või toidu sisse. Et see selline huvitav fakt või näiteks tonkauba, see on Amazonist pärit tonkauba, ta on selline, natukene võib kasutada sarnaselt vanilliga, see on karamelline, natuke mõrumandline magustoitudesse ja mereandidele sobiv vürts, mis on äge oma maitse poolest ja lõhna poolest hästi aromaatne, aga näiteks ka sellepärast, et voodoo ringkondades omistatakse talle müstilisi võimeid ja usutakse, et seal Amazonis mõned hõimud arvavad, et sellega saab soove täide viia, aga protsess on päris keeruline, et ühes käes peab olema tonkauba, teises peab olema madu ja siis silmad paned kinni ja siis soovid oma soovi ja siis viskad selle tonkaua üle õla voolavasse vette ja selle mao seod ümber tonkapuu ja siis see soov läheb kindlasti täid. Lihtne, teeme ära. Ma olen veel kuulnud ka, et mul ei tule nüüd see eestikeelne nime turmeric. Kurkum, jah. Hästi tervislik vürts. Ja kurkumiga jõuame jälle tagasi paalile, et see on küll üks asi, mida ma igatsen, et mulle selle maitse kusjuures eriti ei meeldi. See on nagu selline aga ma tarbin teda aeg-ajalt nagu, sest ma tean, et on õiges kohas, õiges koguses tegelikult antibiootiline
toime vist pidi olema. Põletiku vastane, kerge põletiku vastane toime. Nagu kõigega ei tasu muidugi kilode viisi sööma hakata. Ja, loomulikult. Aga baalil iga päev me kasutasime juhust ja jõime seda kohalikku tervistoonikut chamut, mis seal siis tehti värskest kurkumist ja ingverist ja laimist ja kas siis me pandi palmisuhkrut või mett siis, et kui ta õiges tasakaalus on, siis on väga hea jook. Ma just pakkusin raamatu esitlusel ja ma natuke kartsin, tegime väiksed pitsid, et äkki inimestele ei meeldi, aga kõik joodi ära ja kõik leidsid, et sul on see oma tootevalikus olemas, jah? No jamu ise ei ole, aga retsept... sa tegid nendest koostisosadest ise? No ideaalis värskest kurkumist. Et tegelikult seda saab täiesti siit-sealt hästi varustatud poodidest saab värske kurkumi kätte, ingverit saab ka, on ju. Aga kui ei ole, siis võib teha täiesti ka kuivatatud pulbrist. Okay. Aga muidugi määrib kõik ära. Jaa. Kohutav. Jaa. Aga see on paljude vürtsidega vist, et nad on küll, aga sellist nii kiiresti midagi ära määrivad nagu kurkum ikkagi nagu teist ma ei tea. Seda võiks lausa riide värvimisel kasutada. Aga seda kasutati, sest see munkade kollane rüü algselt on kurkumiga värvitud. Jaa, tegelikult tõesti. Jõudsime vist kõik su raamatut läbi rääkida. Samba, sake ja chillikaun, sellest sa juba mainisid ise ka eelnevalt sinu esimene raamat ja räägib siis sinu esimesest ümbermaailma. Esimesest või ainukesest rohkem pole ümbermaailma reisist ja kuidas see kõik see toidukultuur selle koha peal on. Mis riigid sa läbi käisid? Me alustasime Brasiiliast, me olime päris pikalt Brasiilias kõigepealt. Siis Argentiina, Tšiili, Samoal Eva-Maria, siis mu vanem tütar sai 4, siis Uus-Meremaa, Austraalia, Malaisia, Tais me olime pärast pool aastat reisinud, me olime nii väsinud reisimisest. Täiesti, enne ei kujutanud ette, et see võib olla niimoodi. Meil mingil hetkel oli tunne, me ei jõudnud... Kas saab reisimisest üldse väsida? Me ei jõudnud rääkida üksteisega enam. Siis me jäime natuke paikseks seal Tais. Rentisime siis endale väikse elamise ja lihtsalt olime, sest et oli vaja koguda ennast. Ja siis Vietnam, Hiina, Jaapan. Selline tiir sai tehtud. Väga põnev. On millest kirjutada, on ju? Oli. Meil on nüüd juba päris pikalt siin lobisetud. Ma teeks lõpetuseks ühe sükse, mina küsin, sina vastad kiirelt. Ma just mõtlesin nende sihtkohtadega ka silmas pidades võib-olla natuke rohkem sellist, kus eestlased rohkem käivad. Ja selline küsimus, et minul on tihti peale see, et kui ma lähen ise reisis, ma mõtlen, et ma tahaks midagigi nagu sellist toidutoodet kaasa koju osta, mida ma võib-olla siin nii lihtsalt ei saa või ei saa äkki kuidagi sellel, mille ma tõin sealt sihtkohast on nagu teine maitse kui see sama toode, mille ma siit võib-olla ostan. Aga long story short, mida sa soovitaksid kaasa osta reisilt Balilt? No mina jällegi vastupidiselt sinule. Tavaliselt toiduasju ise kaasa ei too, ma üritan kohaliku kunsti tuua. Et siis on nagu kodus tükike seda maad või sihtkohta minuga. Aga siis ma mõtlesin, et kui tuua midagi toiduasja, siis võib-olla sellist, mida ei saa nii hästi siit kätte. Et tooks Balilt hoopis kopiluvakki ehk seda tsiibetkassi seedekulgla läbinud kohvi juba. Kõlab hästi. Tahaks seda kohvi juua. Kas sa joon seda kohvi? Olen küll. Minu jaoks ta ei ole nagu iseenesest, ma eelistan tavalisi kohviube, aga huvitav kogemus. See on külalistele pakkumiseks nagu täielik showstopper. Just, täpselt. Nii, väga huvitav. Aga Taist? Taist, ma võib-olla siis tooksingi mõne turumemme poolt kokku segatud selle namprik pao pasta, millega teha siis tom yummi või praeriisi või midagi, kuigi seda ütleme... Turumammi, kuidas nad pakendavad seda pastat? Mingi purgi sisse, aga ma ei kujuta ette, kuidas piiri peal selle purgiga läheb. Et tegelikult seda me ise ka Umamist müüme seda Taide enda kõige suuremat lemmikbrändi namprik paod, aga samas jällegi nagu sa ütlesid, et võib-olla see turumammi omal on nagu see autentsem vibe küljes. Et võib-olla siis seda. Selge, tuleme siis natuke lähemale ja ka kohta, kus sa oled pikalt olnud, mida Prantsusmaalt tuua koju? No sealt ma tooksin ühe kohvritäie juustu. Kohvritäie.
ma jälle ei tea, mis see lemmikjuust. Ja mul on üks kitsejuust, siuke pikliku mandli sarnase kujuga buiguett või midagi sellist. Selline, tal on väike rosmariini leheke sinna peale pressitud, kui keegi juustupoes vaatab, aga kevadel ta ei maitse üldse nii hästi, aga sügisel on siis kitsede toidulaud selline, et ta tuleb selline seest voolav ja ma just tahtsin küsida, kas ta on kõva või pehme juust? Kevadel on ta nagu kokku pressitud kitse kohupiim. See ei ole, kevadel see raha ei ole, see juust ei ole seda raha väärt, aga sügisel on ta selline voolav ja vaat siis on ta mega hea. No väga huvitav teada. Kas Eestis ka seda kuskilt saada? Pole iial näinud. Mõtlen, et Eestis on ikkagi prantsuse juustu. Mulle õudselt maitseb Alpi Tom, aga seda on väga, väga haruldane, kui seda saab kuskilt. Juustukuningad, kui kuulavad seda, siis... Nendel on vist pigem Hollandi juustud. Ma just ütlen, et Itaalia juuste on palju ja on Hollandi juuste on hästi varustatud, aga Prantsusmaa omasid võiks palju rohkem olla. Okei, liigume edasi. Itaaliast. Itaaliast võib-olla ka üks korralik selline tõsiselt kvaliteetne pecorino või... See on siis juust? Just, jaa. Või siis väga head oliiviõli, kuigi seda nüüd saab ikkagi siit ka, aga jälle, et kui midagi hakkab väga meeldima või lähedki, peatad kellegi mõne oliivi taluniku ukse juures ja võtadki sealt samast koha peal tehtud nende oma oliiviõli, et see on, võib ka nagu selle vaibi koju kaasa tuua. Ja Kreekast? Mina just käisin Kreekas, mina tõin sealt ohtralt oliive. Ma tahtsin just öelda, et tünn oliive. Ja sellise... Neil on, ma ei ole Eestist saanud neid oliive. On. Üks väheseid, kes minu arust äkki Maximas oli see vakuumpakendis siuksed, laiaks nagu lihtsalt. Baltiamaa turul on ka Kreeka oliive lahtised, võid vaatama minna. Ma nii harva sattun sinna, et ja Kreeka on jah, oliivid muidugi. Siis mul rohkem, Türgist. Türgist võiks tuua... Kuigi ma pean ütlema, et kui esimene ports, mis Türgist saab toodud, seda saab ka umamist ka, aga Aleppo chillit, mida tegelikult Aleppo küll ei ole Türgi, aga seda Aleppo chilli sorti kasvatatakse põhiliselt praegu Türgis. Et see on selline tumepunane keskmise tulisusega väga autentne Türgi chilli helves. Mida ma soovitaks tuua. Mina näiteks olen Türgist kaasa toonud alati seda granatuna. Melessi? Jah. No ja, seda meil on ka... Seda on nüüd ka saada, aga ütleme mingi 10 aastaga see ei olnud. Seda ma jällegi soovitaks, oleksin pakkunud võib-olla Gruusia, et Gruusias on see ka Gruusias ma ei ole käinud, aga ma kujutan ette, et see on üldse seal Balkani maades igal pool. See on täiesti universaalne asi, millest saad teha kõik alates limonaadist kuni lihamarinaadini. Ja mulle meeldis seda salati kastmena. Jäätise kastmena ka sobib väga hästi. Ahaa. Vot hea mõte. Ja, aga seda Türgi chillit näiteks, kui oled kunagi Türgi seda hommikusöök, see Türgi jogurt ja siis teed küüslauguse Türgi jogurti, siis pošeeritud muna ja siis see sama Aleppo chilli helbed on siis õli sees läbi kuumutatud, siis õli seal peal. See on väga hea hommikusöök. Jah, natuke terav kõlab hommikuks. Natuke terav, aga pigem maitse rohkem. No selge, nüüd on küll toidust ja palist piisavalt räägitud, ilmselt täidaks veel ühe saate ära, aga seekord siis nii. Aitäh sulle, Jutta! Aitäh kutsumast! Et sa tulid ja viisid meid sellele väiksele maitsete rännakule. Ja kui kuulajatel nüüd tekkis vastupandamatu huvi palile minna või palist lugeda, siis Apollo raamatupoodi vutt ja Jutta raamat on seal juba olemas, müügis. Nii on. Ja kui keegi tahab nüüd kõiki neid põnevaid toite, millest me siin täna rääkisime kodus järgi proovida, siis umami.ee või siis Balti jaamast. Ja kus te Tartus olete? Tartus meil on Tehnika 9 on selline meie keskus ja selle keskuse juures on siis pood ka. Aga e-poest saab ka kõik kätte, mis koha pealt, nii et aga siis soovin teile kõigile põnevaid maitserännakuid ja kuulmiseni!
ja minu poolt samuti. Reisilainele Estraveliga.